tere tulemast Laitse ralliparki. Hello! Teeme kohe paremaks ja siis lähme sõitma. See tuleb ikka hästi sealt. Pill keeb 80 kraadi juures. Assab raksakas. See võiks otse tulema alla niimoodi. See võimalik. Just. Bitch is back from Canada, hoes. I think it's fucking silly. Härra kuulus Ringtonen ütles, et plaati on vaja. Ja nüüd ma teen plaate. Light food. Yes. Hi, Jim. Kõik töötab. Kõik need magamad. 18 näitab. No nii, meil on mitu päeva trennist selja taga nüüd. Saime nüüdseks autoga sinnamaani, et temaga saab suht okeid sõita. Ma arvan, et praegu on lihtsalt probleem minus endas. Et natuke tahab veel harjumisse asi. Et kõik on uus, kere on uus, mootor on uus. Ja slick ikkagi, et ei ole sellega väga palju sõiduaega saanud. Aga lähme korra täitsa algusesse, et me viisime auto nüüd West Coast Motorsporti tagasi, et siis tehti see sumpa teema ümber. Et nüüd saame need numbrid ka päris palju paremaks, et 383 kilovatti ja 660 newtonit. Et päris kõva tõus võrreldes eelmise numbriga. Ja siis oli tegelikult paar teemat veel. Meil oli see õlirõhu teema sees, et nüüd on akusump seal vahel ja see mure on ka lahendatud. Ja siis tekkisime roolivõimukeerarid, et mida meil ennem ei olnud, kuna me sõitsime selle elektrisambaga. Siis nüüd läksime hüdro peale, see ei tahtnud väga hästi töötada, et panime selle LS3 originaalpumba sinna ja lihtsalt jaksab toota piisavalt. Et lased gaasi maha, siis rool läheb raskeks ja jääb kinni ja ei tööta. Ja nüüd panime Opeli pumba tagasi ja võtsime elektrisamba selle teosüsteemi sealt välja, ehk siis nüüd tal ei jookse seda tigu kaasa, vaid lihtsalt ongi otse veel läbi. Ja nüüd tundub, et päris okei on, et nõksu siuke raske on rool, et tahaks veits pehmemaks saada seda, või tähendab kergemaks siis, aga saame hakkama sellega praegu. Lähme vaatame korra kapati alla ka, et näitame, mis me tegime. Väljolase kollektori pool läks kõik uus, kogu see sumpa teema sealt edasi ka, kõik on uus. Et pütid läksid tagant ära, et põhimõtteliselt otse toru suuremad kollektorid. Et enne oli 42 milli toru ja nüüd on 48. Et kõvasti suurem ja praegu tundub, et toimib nagu väga hästi. Ja jahutusega oli mingi teema siin, panime selle paisupaagi sinna juurde, et nüüd kadus see teema ka ära, et ta võttis sealt korgivalt õhku vahele. Et nüüd võtab vest vett peale, et see teema on ka mure, selle teemaga on ka mure murtud. No ütleme nii, et tal on soe. No tal on väga soe, ta on nagu saunas. Ja akusumpa ka, see on siin all. Et panime siia ette raami peale selle, tundus kõige loogilisem koht kuidagi. Ja selle kõrval siis see Opeli pump, mis meil ennem tegelikult korra küljes oli. Aga kuna see elektrisammas oli ka samaaegselt küljes, siis koos selle teoga oli see rool lihtsalt nii raske, et see ei toiminud. Ja siis oli tegelikult üks teema veel, et rooli jookse käes enam täitsa nagu lambist. Ja siis oli teine trennipäev, kus siis õtsa esimene kinnitus oli kõveraks pandud mingi imekombel. Et ma siukest nalja nagu varem näinud ei ole, et see oli selle auto nii-öelda see sirge pool ka, et see kõksuga pool oli nagu seal pool. Avastasime, et teine pool on ka oma koha pealt ära. Ehk siis see kinnituskoht ongi pehme. Küsisime ka teiste käest, kes sõidavad sama autoga ja nemad on ka tugevdanud ära selle koha. Siia läksid tugevdusbräketid peale, et see pesa kuidagi siin kõikumi hakkaks. Et saime selle nüüd paika, nüüd mõlemad nurgad on samad, teljevahed on identsed, ehk siis nüüd võiks rool käes joosta. Ja kästerid paneme juurde kõvasti, et siis hakkas see rool ilusti käes jooksma ka. Et nüüd võiks öelda, et on okei, et saame kenasti sellega sõita ja nüüd on 2 päeva aega ja võistluste aeg lõpuks, esimest korda selle autoga.
et lähme vaatame, mis ta siis teha suudab ja ega muud ei olegi. Lähme nüüd koju, peseme auto puhtaks, teeme siin mingid pisiasjad veel ära, paar muudatust ja ma arvan, et oleme valmis võistlusteks. Ja meelest. See viimase liidi ma sain vist rattad ka maast lahti muidugi tunne. Kas jätame 0,8 või? Ja päris hea, ne? Nagu võib-olla isegi tahaks veel nagu. Aga rooli võib? No raske on. Et no selles suhtes, kui ma hüppan sinna, teen hüppe ära, esimene jõnk tuleb on nagu raske, kui kuidagi üritan korrigeerida. Ja noh, ta ei ole nagu sellest käest, ta ei jookse nagu mega nagu pehmelt. Ta ei jää kinni ega midagi vaata, aga ta lihtsalt on nagu jäigem nagu. No mida ring edasi vaata, ma saan ennetada juba seda kõike. Teeme ühe seti rehve veel. Jaa. Mis temp teeb? No iiad tea sõitagi enne. Kõrge, saab kapoti tõstma tagant. Laseme pilli puhata korra. Kuidas tunne oli? Kuule, parem kui ma arvasin ausalt öeldes, et jälle see run-up olen aeglane, aga peale seda ma olen kiire. Et see on siuke natuke taktikat võtame siin. Aga kõik muu nagu toimib, kõik on nagu ok. Pole midagi nagu kurti. Praegu on lihtsalt sõita ja seda ei saa tihti öelda, aga kui saab, siis on maru tore. Nii mõni kuu ei ole saanud öelda. Jah, täpselt, jah. No ütleme nii, et tal on soe. No tal on väga soe, ta on nagu saunas. Ta on umbes sama soe kui mul. Peaks äkki kõrvaliste poolse tule eest ära võtma. Siis ta viskab vaata selle lõhufiltri täpselt jahedalt õhku peale siis. Võime teha küll seda. Kas kapotile seibe me ei saa panna rohkem? Esimene kurv. Libe või? Jaa, autosoon 1 ja 2 vahel. Sa lihtsalt ütled, et see libe või see nüüd on libe? See oli enne seda, kui Merilo läks, siis oli õli maas, ma ütlesin talle, et seal on libe. Siis ta ütles, et no perse ja pani pedonasse. Väga seisev trenn on. Aga vaata kuulda, kui vaikne drifte võistlus on. Nagu looduses oleks. Täitsa mõnus on. Sa oled shortpillis minu kanalile. Mine mu kanalit minemana. Ma olin ennem seal. Ma olen kogu aeg seal, ma olen 3 aastat seal. Mõtled kogu aeg. Sa alles hakkasid sõitma. Mina olen too algust saati sama kanalil olnud. Sa polnud sõidnudki, kui ma seal kanalil olin. Ma arvan, mis juttu sa pole ajad. Ma ütlen, ma siin aprillis saati on see kanal minu olnud ja nüüd tuleb mina. On ikka rüblik. Rüpli. Mingi 10 mentsi tiksunud otsa. Tõmbas tõlo veel. Clash Royale. Ei, ta pani visardi must need. Skeleton armi lüüaks nii maha. Kert, pane kaamera kinni. Sa alustad seda trippi natukene liiga vara, tripp peab olema grammikene hiljem.
siin on mingi case, et ta võtab õhu vahele, aga ma ei saa aru, kuidas ta sai praegu õhu vahele võtta. No see tuleb meil enne homset ära lahendada. Aga sõidu osas väga hea. No best I can do selle autoga. Homme me peame sul ikkagi ühe esitule peame eest ära. Ja, IAT alla ja see veetemp on ka. Kuidas sul see rooliga nüüd oli? Kuule, okei on. Nüüd on juba okei. Okei. Ma sa harjud ära sellega. Ma tahan jäik, aga no kollane oli ka. Samamoodi tegelikult. Aga niimoodi, et sul näitab 120 kraadi, aga radikat saab katsuda. Nagu vähe vett oleks sees või midagi. Pistan sulle selle kuhugi varsti. Palun ütle oma täispikk nimi. Ei, ma ei soovi praegu. Keegi taha. Ei taha. Tahaks leisi saada. Pane sisse. Tere! Mis sina siit laua pealt valik? Ma arvan, et mina võtaksin siit juustumaitselised maisikrõpsud. Ma võtaks ka. Ja mis Monsterit sa peale jooksid? Maasika. Aga siin kapis seda pole. Kus on maasika? Mis kapp see selline? Laager jumala kapottida. Eelmine hooaeg lõppes laitses, see hooaeg hakkab laitses. Need vaatame, mis saab. Väga. Interesting! Tegite? Hakkasime hommikul eilseid probleeme lahendama. Päris palju tegime ära, päris palju muutusi. Sai juba uut autot hakkida. Loodame, et toimib. Tõstime taga otsa. Ja nüüd kiljad ja asjad on nüüd lahti jaotus. Siia peaks 3D printima selle skuubi niimoodi. Paneme niimoodi. Väga soe, nii. Soojem ka eile. Kohe panen auto sooja ja mingi 3-4 ringi, vaatame, mis vedru teeb. Et kas ta hüppab paremini või mitte. Et eile oli suht siuke puupakk. Jäi nagu põrkama ka, et ei olnud väga hea. Käik oli vähe näkku. Aga kui see on parem, siis saab hüppe juba paremini jooksma, saab esimese kurjaga paremaks. Et see oli ainuke asi, mis see jäi. Tagumine osa rajast on okei. Sellega probleem väga ei olnud. Et ma ei tea, me kasvatame. Äkki on parem. Pane tits up siis. 3 tiiru. 3 tiiru või? Ühe paariga teed 3 ja siis on okei. Ja, ei, trennis võistlust ei võida. Saad karikat ei saa? Mina annan sulle karika, kui trenni võidab. Trenni või? Ärevus on nii suur, nagu ise läheks sõitmane. Kohe näed, siuke pikk paus on langenud. sotsiaalmeedias omad kanalid on, nii et kui tahate nende toimetamiste kohta rohkem teada, siis otsige
sõitjate sotsiaalmeediakanalid üles ja leiate sealt nii mõndagi huvitavat. Mingi täiesti random error. Tuled hüppest maha ja pedaal ei tee mitte midagi ja viskab ette, et pedal error ja kõik kaart kadus. Ja nüüd on kadunud. Paned auto kinni käima korras. Taastus suunab vist malet längima millegi pärast siin viimasel ajal. Kohe vaja. Palju ilusa. Autotehnika kurvis vabadliku sisemine hiljaks natuke neile tundub, et ta välja pandud. Kaitsmest ohutega esimesena kiiri peale. Ja Ekrini kurvis juba siukene. Saad aru, üle finiši joone tõmbasin, sama teema suuri ära. Täpselt joone pealt, kõik. Täiesti haige. Keegi hoidis sind. Keegi hoidis mind, jah? Täiega hoidis. Kas sugu saad nüüd? See tuleb minu episood. Jah. Eriosa. Famous. Sorry SO Meedia, sorry Mihkel, aga ma pean seda tegema. Kuna olime esimestena rajal, jäi paljudel veel võimalus tulemust parandada. Nii algas ootamismäng. Häid sõite tehti palju, aga meie õnneks eksimusi jagus. Kuidagi moodi ennast siin 14. Hetkel minu nagu meie arvestuste kohaselt, jah. Aga ma saan ikka vasikaid. Praegu on Bayern siis ühesõnaga, peab esimese kurvi ja esimese transition ära tegema, peale seda võib otsaks tõmmata. Aga pigem kasutab võimalust, peal on terve raja ikkagi läbi, siis on see tunne kogu aeg sama sees. Saab kindlama tundega sinna tandemasse minna. Esimene vastane on Jaanis Persins, et kvallis tegi päris hea tulemuse. Nii et üritame järgi jõuda. Meil põhiprobleem on see, et me stardis just jääme maha. Et teise käiguga kets ilmada tühja, et hüppid kolmanda järgi, siis lihtsalt ei saa seda pidamistega maha. Üritame, ma ei tea, kas tagantpool startida, natuke kompenseerida. Et oleks juba mingi veeremine sees, et siis panna laba. Et äkki mängib sellega välja. Aga muu osa rajast ma arvan on okei. Pigem on see esimene osa just see teema, et kui hüppes maha jääd, siis on see esimene kurv juba läinud. Aga üritame hakkama saada. Ma teen Bayrani ära ja siis vaatame edasi. Ma võitsin Bayrani praegu. Relkovil läks kvallide ajal või trennis enda auto katki, siis ta võttis passeri auto ja nüüd läks passeri auto ka katki. Ja nüüd ta ei saa sõita. Kui sa lõhud, ei tahtnud, jah? Siin rääsid. Me tahame sõita. Tee väga ilus ja puhas eessõit, tee nii hea eessõit nagu sa oskad. Tegid korralikult three-wheel'i esimeses kurvis.
aga sellegipoolest kõik tiimid, tubli töö, andsime endast parima. Hüpe oli hea igatahes. See oli haige. Ma ehmatasin niimoodi, et ma täitsa loppes. No mul oli see, kas praegu on kõik või mitte midagi, nagu liid ma tegin nii hästi, kui ma reaalselt oskasin. See oli hea. Aga no liid oligi okei vist, aga taga lihtsalt ei jõua järgi, täitsa pekkis, ma varastasin ka veel, vaata. Lihtsalt ei jõua järgi. See on normaalse triivili esimesed ju. Ja ma tundsin jah. Hüppe oli ka päris hea või? Kusjuures ta varastas rohkem kui sina ju. Ma nägin jah, see oli ees mult pool rada nüüd. Sul oli entry kiirus kuskil sott 10. Muidu on meil olnud siuke 90 ligida. On nii vähe või? Turbot oleks vaja äkki. Hädast eks turbot. Aga täna siis päev läbi. Top 16 kaotasime Persisi vastu. Et ma proovisin igast asju seal, et võtan kaugemalt toogu, hakkan varem minema ja no ei õnnestu lihtsalt. Et see teine käik lihtsalt põleb, kolmas sisse ja kutt on kadunud. Et ma ei saa mitte midagi teha sinna. Et chase sõit jäin esimest kuris maha ja peale seda küngast jõudsin ilustada talle järgi, et see lõpuosa oli okei. Liidsõidus tõenäoliselt tegin päeva parima sõidu, et hüpe oli väga okei ja kohe välisjoone peale kogu raja joonistan ilusti välja, et selles suhtes oli liid oli väga okei. Aga tänasega ma arvan võib rahule jääda, et selles suhtes kõik need pisivead on nüüd kõrvaldatud, et tekkis mingi pedali-error seal meil täna ja mingid jahutuse-errorid, aga need on kõik nüüd korras, et neid rohkem ei tulnud. Ja ma arvan, et nüüd edasi ongi trenni ja ilmselt trenni harjuma autoga ära ja siis lähme vaikselt edasi juba, et ma arvan, et järgmine etapp meil on Kulbilohu. Et siis me proovime seal ka auto ära, saame üle ka tõdest paika ja ma arvan, et siis on päris hästi. Nii et näeme juba varsti.